baby, I can't help but say I love you. She's like a fever, flying free, yeah. You know I need it, I got a live one. She's a wild one, she like a fire. Tere õhtust! Üha enam on ühiskonnas süvenemas positiivne trend, et meie igapäevaelu kujundamises saavad ja tahavad kaasa lüüa noored inimesed. Äsja lõppenud kohaliku omavalitsuste volikogude valimiste tuules avati sel esmaspäeval kandideerimine Tallinna noorte volikogusse, mis tähendab, et teil kõigil Tallinnas elavatel 14–21-aastastel noortel on võimalus kaasa lüüa Eesti kõige suurema linna juhtimises, selle otsustusprotsessidega kaasa rääkimises. Piisab ainult minna Tallinna linna koduleheküljele, uurida natukene tallinn.ee/noorte volikogu, sealt saab kõik täpsema info kätte. Ja täpselt sama puudutab ka neid, kes tahavad näiteks oma sõbra, tuttava, koolikaaslase poolt hääletada. Aga kas noortel on Tallinnas hea elada? Milline üldse on üks kihvt linnakeskkond? Ja kas noortel on välja pakkuda omalt poolt mingeid vahvaid lahendusi? Just sellest olemegi täna kogunenud, et rääkida 6 vahva Tallinna noorega erinevatest erakondadest, noortekogudest. Alustame sealt poolt. Kirke Leinatamm, Eesti 200. Tervist. Tere. Dmitri Fadin, Kesknoored. Tere. Emili Mirelle Vutt, Noored sotsiaaldemokraadid. Tervist. Linda Lees Roheliste erakonnast. Tervist. Gemma Bernadette Kits, EKRE Sinine Äratus. Tervist. Ja Reformi noortest on kohale tulnud Laura-Sofie Tohver. Tere. Kui kogu ühiskond räägib hetkel ainult koroonast, siis ei pääse ka meie oma vestluses ilmselt sellest teemast. Võib-olla küsikski, et millised tunded, emotsioonid hetkel koolides valitsevad, kui on teada, et kohe-kohe tuleb midagi sarnast, mis oli siin aastake tagasi. Gemma? Ma ütleks, et suhteliselt pingeline ja õpilased on stressis. Juba? Nad on väsinud igasuguste piirangute pidevast pealetulekutest, äraminekutest. Aga lisaks ma võin öelda ka, et näiteks koroonakriis on väga-väga hästi toonud välja meie haridussüsteemi vead ja tegelikult see eelmine märts või üle-eelmine märts, see väike puhkus siis koolis kohale käimisest, see oli väga paljude õpilastele just väga hea, sest eks see süsteem vajab parandamist. Aga mis sa silmas pead, kui sa ütled, et süsteem vajab parandamist? Et õpilased on juba stressis, eks ju. Mis asi oleks, mida sa muudaksid? Minu meelest üks koht, kus saab selleks eeskuju võtta, on Waldorf koolid, kus on siuke personaalne ja loomingulisust väärtustav keskkond, kus ei panda õpilasi raamidesse, vaid aidatakse neil areneda ja kasvada. Ehk et mida see kriis on näidanud, on see, et kõik õpilased ei ole ühesugused ja ühe puuga ei saa kõiki nagu jutumärkides lüüa. Mitte kunagi. Ja just kriisis on seda eriti hästi näha. Osad langevad ära, kaovad ära, eks, koolisüsteemist võib-olla ei ilmu tundidesse, hinded lähevad halvemaks, kodutööd jäävad tegemata ja siis teised on need, kes saavad nagu väga hästi hakkama, mis kodune keskkond on. No jah, näiteks küll. On seda päriselt näha teie koolis, näiteks sina õpid Tallinna ühisgümnaasiumis? On seda näha, et osad õpilased saavad paremini hakkama kui teised? Jah, tulemused kajastavad seda ja kuigi üldiselt saavad kõik enam-vähem oma asjad ikka tehtud, siis kes paremini, kes halvemini. Kirke, sinul on vaatamata noorele eale kogemus ka juba õpetajana,
lühike küll, aga siiski, sa nägid esimeses laines, koroonapandeemia laines, kuidas õpilased hakkama saavad. Nägid sa seda sama, mida sa siin kuulsid? Just, et pean tõesti nõustuma siinkohal, et see tõi välja, kui kui rikkis see meie haridussüsteem on, et kusjuures see väga huvitavaid asju sai ma siis näha, et ma imestasin oma silmi, kuidas need õpilased, kes olid varem koolipingis viielised, korralikud, nüüd olid hoopis vastupidised, neid ei saa kätte, tööd on tegemata ja siis need, kes on koolipingis siuksed rahutud ja ei suuda just selle keskkonnaga hakkama saada, siis nendel just see kodune keskkond võimaldas tegelikult neid isegi avada. Mul on mõni täitsa selline näide, et mõni õpilane, kes oli enne nii tagasihoidlik, aga siis sellel ajal, selle paari kuuga, selle kevadel täiesti avanes. Et igas asjas on midagi halba, head ka, eks ju. Hästi. ÜRO raport kirjutab ka, et ühiskonna lukku keeramine, distantsõppe ja kogu see COVID-i olukord on noori kõvasti mõjutanud, et peaaegu iga 5 õpilane, kui me praegu mõtleme siin, eks ju, iga 5 tunneb end sageli depressiivselt. Kui palju te näete seda oma sõprade tuttavate seas? No tõepoolest oma tutvusringkonnas olen ka seda märganud, et inimeste ja just noorte vaimne tervis halveneb ja sellele ei ole kättesaadavust, ei psühholoogidele, ei psühhiaatritele. Omast kogemusest psühholoogi aega, tasuta psühholoogi aega vaatasin internetist ja järgmine oli alles aasta pärast või poole aasta pärast. Et tegelikult see on probleem, millega ei tegeleta, millest ei räägita, kust me lahendusi leiame. Et tasulisi aegu võib saada küll, aga noorel inimesel ei pruugi alati seda raha olla. Ja siis ta ootab. Just. Et isegi perearsti saatekirjaga on muidugi see hind on väiksem, kuid siiski, kui me vaatame, et Eestis tegelikult on suht suur vaesuse protsent, siis ma ei usu, et ka need noored jaksaks sedagi maksta. Et tegelikult oleks vaja toetust Eesti riigilt just vaimse tervise koha pealt. Laura, kuidas sina oma tutvusringkonnas või kas või oma isikliku kogemuse pealt oskad öelda, et tajud sa mingit mõju sellel üldisel koroona pandeemial sul endale, kaasõpilastele? Üldiselt kooli perspektiivist ka, ma arvan, et ei saa öelda, et oleks juhtunud midagi nüüd head või halba. Ütleks, et lihtsalt kriis juhtus, aga mis nüüd olidki need efektid, oli see, et nagu sa saadki nagu aru, et osad õpilased tulid kohe toime ja siis ongi see, et kuna piirangud kogu aeg hästi kiirelt muutusid, 1 nädal olid koolis, siis jälle kodus, siis oli pigem just see, et mitte probleemi ei olnudki võib-olla isegi sellest, kas sa oled kodus või koolis, vaid nii palju kogu aeg nagu muutuseid. Et ma ütleksin lihtsalt seda, et olles praegu ikkagist meil on õnneks olnud kool avatud, aga koroonajuhtumite arvud suurenevad, kuulen seda enda paralleelide pealt, et ega ei tea, kaua on nagu jäänud, siis ütleksin lihtsalt seda, et jah, väga nagu raske on kogu aeg, sest et jälle keegi võib-olla ei koroonasse, et nagu maski kandmine on oluline ja nii. Aga ma tunnen lihtsalt ka seda, et vaimse tervise osas kindlasti ma tooksin hästi tugevalt välja selle, et see on hästi, kui nüüd rääkida toetustest, nagu tõi välja siis Emily, siis saabki toetada kooli infrastruktuure. Sest et näiteks mina ise 10. ma olen hästi avalik selliste asjadega, ma arvan, et vastupidi, see on hästi oluline, et me räägime nendest asjadest avalikult. Mis see tähendab, et avalik? Sa räägid ise endast? Ei, ma räägin praegu ise enda kogemusel siis, et mina 10. klassis pidasin depressiooni läbi ja see oligi nagu hästi raske just selles osas, et kui inimene on depressioonis, ta just saab otsida. Ma ütleks, see on number 1 asi. Ja kui nüüd rääkida psühholoogidest, siis see ongi täiesti see küsimus, et olen kuulnud lugusid, et inimesed lähevad koolipsühholoogi juurde, nad tunnevad, et see ei olnud õige koht, kuhu minna, sest et räägite võib-olla vanematele edasi või nii on ja. Aga ma lihtsalt ütleksin, et see on läinud paremaks. Ma tunnen, et meie kooli psühholoog on nüüd, kuna on olnud erinevaid juhtumeid ja on mindud psühholoogid juurde, siis sinna on investeeritud. Et see on väga tugevalt tegelikult, ma räägin, mina ütlen, et ma käin väga heas koolis ja ma tunnen, et see, et
meie süsteem nagu tegelikult on läinud paremaks. Ma arvan, et kui üldse toetada, siis jah, riiklikul tasandil me saame seda implementeerida, aga siis ongi nagu vaja kindlaid ressursse selle jaoks suunada. Ma arvan, et see on oluline ja isegi ka koroona e-ajastul siis need olid videotundidena, aga eks ikka ütleme, see on väga keeruline teema, sellel ei ole ühtset käsitlust kindlasti. Gemma, kas õpetajad oskavad käituda sellises olukorras, kui on näha, et keegi õpilane on raskustes, võib-olla on midagi tõsisemat? Kas õpetajad oskavad sellises olukorras midagi pihta hakata, kuhugi pöörduda? Tead, ma ütleks, et enamus õpetajad eriti ei oska, aga ma olen näinud ka häid näiteid. Aga ma tahaks selle vaimse tervise ja kooli ja koroona suhtes tuua välja selle, et eelmisel aastal oli meil alla 19 aastatnaste inimeste seas oli 15 enesetappu. See on meie iseseisvusaja rekord. Ja see ei ole nagu, see tõesti ei ole nagu meeli ülendav uudis. Ja ma lisaks ka selle psühhiaatrite kohta seda, et psühhiaatri ja psühholoogi abi on tihti väga hea, aga kõigepealt me peaks praegu hakkama ennetama hoopis neid probleeme ja selleks tulebki luua paremad koolikeskkonnad ja näiteks kas või, et õpetajad ja igasugused juhendajad ja näiteks ka huviringides. Igal pool on sellised nagu mõistvad õpetajad, sest praegu on väga palju sellist nõukaaegset õpetamisstiili koolides alles ja eks need ei ole head. Ja Dmitri, sina töötad Mustamäe linnaosavalitsuses. Ja. Kui palju sellised probleemid tulevad seal kooli seinte vahelt välja ja jõuavad ikkagi nagu linnas kõrgemale? No kuna mina tegelen Mustamäe noorte nõukoguga sama ajal, siis ma suhtlen kogu aeg noortega. Ja COVID-i ajal see teema vaimse tervist on väga aktuaalne, mina ütleksin niimoodi. Põhiline probleem on selline, et noored lihtsalt ei tea, kuhu pöörduda, et info ei jõua nendeni üldse. Aga nad ikka teavad, et meil on koolipsühholoog ja kõik. Ja nad ei oska nagu rääkida oma sõbradega, nad lihtsalt kardavad ja siis nad pöörduvad või samuti sõbrade poole näiteks. Mina täiesti nõustun, et see probleem on seal ennetamise juures, et selles mõttes on väga tubli, et sina ka juba jõudsid ise pöörduda, sest tegelikult mis on nagu vaimse tervise probleemide puhul teistmoodi on see, et ei ole neid kindlaid sümptomeid, et ma nüüd näen, et mul on nahal lööve, okei, mul on see haigus. Et see ei ole selge ja inimesel endal ka, kui ta ei tea nendest sümptomitest, siis ta arvab, et äkki see on nagu normaalne. Et mina ütleks, et me peaksime tooma need tugiteenused sellele noorele võimalikult lähedale ja siis arendada seda teadlikkust just nendele inimestele, kes on selle noore lähedal, kes on tema usaldusisikud, kelle juurde ta julgeb minna, et kuule, et äkki, et võib-olla on see ja võib-olla on teine. Et need kõnetelefonid ja muud teenused, psühholoogid on küll toredad, aga kui see on ikkagi täiesti võõras inimene, siis sinna nagu noor nii väga ei kipu minema. Emili, kuidas sina oskasid üldse nagu märgata, et see nüüd on midagi tõsisemat kui lihtsalt selline väsimus koolist? Ikka on pingelised ajad ka, aga et see on nüüd midagi nagu enamat. Kuidas seda märgata? Ega ma ei olekski märganud seda, kui mul ei oleks olnud sõpra, kes on seda läbi põdenud. Ja ma tahakski siinkohal nagu tuua välja selle, et tegelikult koolides meie haridussüsteemis võiks olla midagi sellist sees, et ka nagu kõik märkaks seda, et a la mingid kursused õpilastele, et kuidas aidata depressioonis sõpra. Et jah, et minu keskkooli ajal ma küll väga informatsiooni selle kohta ei saanud või ma ei osanud kuidagi oma sõprade seast välja tuua või abi pakkuda või midagi, et ma tegelikult tänu sellele, et minu väga hea sõber oli selle läbi põdenud, ise märkasin seda ja sealt edasi oskasin sellega tegeleda, aga tegelikult on väga palju noori, kes peavad seda kui nagu tabuteemaks või selliseks teemaks, millest ei räägita. Jaa.
no läheme koroona teemast ja sellega kaasnevast võib-olla natuke kõrvale. Räägime üleüldse Tallinna koolidest. Me näeme, et siin on ka väga erinevatest koolidest õpilasi, väga erineva taustaga. Kuidas teile tundub, kas, kui me võtame ühe linna, Tallinna linna, kas sõltuvalt sellest, kuhu kooli sa lähed, on sinu nii-öelda tulevik erinev või on kõik ikkagi algusest peale ühel ja samal stardioonel? Gemma? Ma tooks välja näiteks eliitkoolid, Tallinna kesklinna eliitkoolid. Nii, eliitkoolid, see on vana hea teema. Lõbus vana hea teema, aga sellega seoses ma ütleks, et eliitkoolides on kohutavalt palju stressi ja selline stressiga üles kasvamine, selline pidev edukuse otsimine ei ole noore inimese jaoks absoluutselt hea. Et seal on seda rohkem isegi? Seda on seal kohutavalt, see on nagu see, et õpilane kasvabki üles sellega, et ta peab kogu aeg tegema rohkem, saavutama selle ja selle, kuni ta tuleb läbi ja siis hakkabki tarvitama igasuguseid narkootikume ja lähebki nagu selle nagu täiesti allamäge. Ja tegelikult eks sarnane olukord on enamus koolides, et see ei ole ka lihtsalt eliitkoolide probleem, aga eliitkoolides on seda kõige rohkem. Ka tavakoolides on see selline, et seal on nagu kõik nii raamidesse topitud, et nagu lihtsalt pähe tuupimine ja selline süsteem, et kui inimene ärkabki iga päev üles ja läheb kohta, kuhu talle ei meeldi olla ja kui kogu kool seda iga päev teeb, siis seal ei olegi hea keskkond, siis seal ongi kiusamine, siis seal ongi nagu õpetajatel halb õpetada. Seal ei olegi midagi head. Laura? Kindlasti Gemma karakteriseeris nagu, see on kindlasti kõik nagu ka tõene, mis ta ütles. Jah, seda ka eksisteerib, et on inimesi, kes absoluutselt ei taha kooli minna nii. Ja aga samal ajal vaata, minul tekibki esimene probleem praegu kõige sellega lihtsalt ongi see, mis on siis alternatiivmaailm. Et kui me ütleme midagi, et miski on halvasti, me saame seda teadvustada, me ütlemegi näiteks, et ma ei tea, õpilastel on hästi suur surve peal on just, et käies ise, ma läksin gümnaasiumisse sinna, siis ilmselgelt hästi palju on seda mentaliteeti inimestel, et nad küsivad esimese asjana kohe, mis koolis sa käid. Et see on hästi nagu avastad seda ise ka nagu täiesti alateadvuses, inimesed kohe küsivad ja nagu, et minu enda taktika on, et ma lihtsalt ei küsi seda teistelt ja ma ei vasta kohe ka esimese asjana, sest ma arvan, see ei ole inimese nagu esimene nagu see iseloomujoon, mida sa pead kohe nagu, mille järgi teda hindama. Et me teeme seda alateadvuslikult, aga rääkides siis ka sellest, nagu, et ta tõi välja, et õpetajad halveni, et nagu ei taha võib-olla mõned inimesed minna, et ma ütleks, et see on kõik selline nagu, et jah, seda tekibki, aga täpselt sellega ongi see, et me olemegi ju edule, kapitalistlik maailm on edule suunatud maailm ja kui sa tahad rohkem kasu kõigile, peavad kõik töötama, et nagu ma lihtsalt, mul ongi see, et ma olen ise ka mõelnud vahepeal, et aga mis on siis alternatiiv, kui ma täna ei jaksa kooli minna, et mis on siis alternatiiv, et kui ma jäängi praegu koju näiteks, ma lihtsalt olen nii väsinud. Tegelikult ma olengi nagu mõelnud, et otseselt ei ole, üks asi on võib-olla, et ongi kuidagi muuta neid süsteeme, et ma ei tea, näiteks riigigümnaasiumites on võetud see 70 minuti süsteem, võib-olla et 5 tundi, aga samamoodi need on väsitavad, et eks siis nagu igatepidi inimene saab midagi üle nuriseda, et jah, kindlasti seda surumist on ja nüüd aina rohkem tahtsin ka lisada enam depressiooni teemade lõppu, et ja praegu viimasel meil käiakse koolis kogu aeg rääkimas, igas tunnis kogu aeg räägitakse, aga see kuulamine on ka täpselt selline, et see on seesama jutt, mida sa oled juba 10 korda kuulnud. Ma lihtsalt tahtsin öelda, et see kõik ei ole mustvalge. Praktikas sul on raske ikkagist märgata, sest et isegi kui sa näed, sa oled nagu okei, tal on, kuidas sa aitad teda, sest et nagu võib-olla inimene ei taha ennast kohe aidata, siis ongi, et sa ju surud on ja ilmselgelt me teeme seda, aga ma just ütlen, see ei käi nagu mustvalgelt, et ma teen kursuse läbi, nüüd ma näen, et depressioon igal pool on ja et nagu isegi kui sa näed, siis nagu see lahendamine ei käi nagu sekundi pealt, aga ma arvan, ma võtaks praegu selle jutu kokku, et lasta teistel rääkida ka sellega, et tegelikult jah, pinge on peal, jah, me oleme edule suunatud, aga ma arvan, just see pinge nagu surubki ja tegelikult ma ütleks, et gümnaasiumiharidus on gümnaasiumiharidus. Ma arvan, meil on Eestis loodud üsna võrdselt see, mis edasi teed, tegelikult ma arvan, nii palju võimalusi noorte, näiteks häkatonid erinevad, ma ei tea, Mudel-Euroopa Parlament, ma olen ise seda korraldanud ja osalenud, on ju. Et kui sellistel asjadel osaleda ja integreerida teiste noortega, siis tegelikult kõik oskavad ennast nagu edumeelseks viia. Ja. Linda, kui palju sina siin kuulates praegu tunned ära oma kooli või on näiteks sinu koolis kuidagi asjad teistmoodi? Selline edumeelsus, konkurents, kõik see teema, mis paneb pinget peale? Ei ole, et Palju vabam? Ja
või noh, selles mõttes, et koolid on üldiselt ikkagi samasugused Tallinnas ka põhimõtteliselt, et minul ja Laura koolil jah, on ka sarnaseid jooni ja tahtsin ka seda öelda, et Tallinnas on palju koole ning kui inimene suhtled kellegagi, küsid talt ka võib-olla esimeste küsimuste seas, et kus koolis sa käid ja kui ta vastab sulle mingi kooli ja kui ta ütleb sulle eliitkooli, siis sa ütled, et ahah, et okei, su vaimne tervis kannatab ilmselt, et kas või, et mitte see, et kadestan sind. Ma olen rohkem viimastel aastatel hakanud seda mõistma, et kuidas ma ütlen, raskemas koolis sa käid või selles mõttes, et eks iga koolis ongi raske üldiselt, aga kui sa käid veel sellises koolis ka, kus on, see on teada, et seal koolis on veel natuke raskem kui muidu teistes gümnaasiumites võib-olla, et see ongi eliitkool, nagu nimi on põhjusega niimoodi, et seal ka võib-olla rohkem seda pinget veel peal kui tavalises koolis. Aga kas see ikkagi tähendab seda, et kui sa oled eliitkoolis käinud, siis su tulevik võiks olla selle võrra helgem, väljavaated suuremad? Ma saan aru, et Eesti noored sotsiaaldemokraadid tegelikult ka kohalike omavalitsuste valimistel olid väljas sellise mõttega, et tegelikult peaks seda koolide vahelist ebavõrdsust nagu vähendama. Aga kuidas seda teha, eks? jah, et nagu mul siin kolleeg Reformi noortest ütles, et meil on siis vaja alternatiive ja meie arvates üks väga hea alternatiiv olekski solidaarne haridussüsteem, et miks meil peab olema mingi eliitkoolid ja teised või nagu ma ei saa ka aru sellest, et kuidas meie riigis me oleme lasknud oma haridussüsteemi nii ebavõrdseks, kui see hetkel on läinud, et ala kui siin jälle teie mainisite, et häkatonid ja kõik need osalemine, aga kui tuleb koolinoor Kohilast, kelle õpetaja absoluutselt ei tea midagi nendest häkatonidest, meil ei ole ressursse selleks, siis kuidas me nagu siit edasi läheme. Et ühtne koolisüsteem peakski olema selline, et eliitkoole ei ole siis, mis on järgmine nendest kolmikkoolid või mis iganes, et miks meil peavad olema need nii-öelda labelid koolidel, et ma tõesti ei mõista. Kirke lühike repliik, siis lähme järgmise teema juurde. Mina siin kiiresti ütleks, et inimesi ja õpilasi on erinevaid, et mõni tahab seda survet. Mina õppisin ka eliitkoolis, mulle väga sobis see surve, ma tegin nii palju rohkem, kui ma oleks arvanud, et ma suudan teha. Ja meil oli see keskkond oli positiivne, õpetajad olid positiivsed ja see ajendas meid arendama palju rohkem, kui me oleksime tegelikult ise arvanud. Et mina ei usu, et võiks olla kõik nüüd ühtne süsteem, et võib samamoodi jääda, et need õpilased lähevad siis sinna eliitkoolidesse, kes tahavad rohkem panustada, aga üks asi võiks olla küll meil sarnane, see on see positiivne keskkond ja õhkkond ja õpetajad, kes saavad siis seda luua, et kõik ikkagi võimalikult palju tahaksid koolis käia. Lisaksin ka, et ma tahtsin lihtsalt öelda seda, et eliitkool on mõnes mõttes nagu ma tahaks öelda, et see on mõnes mõttes nagu pseudoprobleem noorte peas, nagu, et kui sa mõtled selle, nagu, et sa oled nüüd nii palju halvem, siis sa ei käi eliitkoolis, siis nagu ma ütlen, et lihtsalt rahune maha, natuke hinga, sellepärast, et nagu ma arvan lihtsalt seda, et tegelikult minul on nagu päriselt sõpru Narvast, Tartust, üle Eestist, ma olen osalenud igast nagu Model Euroopa Parlamendil väitlemas käinud, nagu, et mul on reaalselt päriselt ongi nagu hästi ägedad sõbrad nagu üle Eesti ja ma ütleks, et seal ongi nagu see kommunikatsiooniprobleem, aga noor, kes tahab, ta reaalselt ise otsib ja proovib, et sa ei saagi, nagu ma ütleks, et see on lihtsalt kommunikatsiooniprobleem koolides, kui nad ei ütle õpilastele, see on ülikurb, me kogu aeg nagu tegeleme sellega. Ma arvan, et sinna saaks lisada ressursse, et saaks parem, aga et kas jätta nagu nüüd, et mis mõttes nagu selles mõttes see solidaarne süsteem, sellega tekib see probleem, et nagu tegelikult meil ongi lihtsalt koolid, millel on lävendid, et nagu miks meil ei võiks olla kooli lävendiga, kui meil on ka koole lävendita, et nagu selles mõttes, kui sa ei taha sinna lävendiga kooli minna, ära mine, nagu selles mõttes mul oli ka nagu minu nagu see, et ma läksin, oli ka väga nagu spontaanselt, et ma arvan, et see ei ole nagu see küsimus, ma läksin lihtsalt nagu, et keskkonnavahetus saada ühest koolist, mitte nagu halvemas mõttes, aga et lihtsalt ma arvangi seda, et meil on need erinevad koolid, see ei ole nagu halvem, ma ütleks, et inimesed Narvast, Tartust ja igal poolt õpivad praegu ka, ma ei tea, kes tahavad, on läinud Inglismaale või kuskil välismaale õppima, et nagu neid võimalusi tegelikult on, millest haarata kinni ja stipendiume. Väga hea. Lähme edasi järgmise teemaplokiga.
kui Kirke siin tõi esile, et positiivne õhkkond on oluline, siis see õhkkond võiks olla ka laiemalt linnaruumis, mitte ainult koolides, sellepärast et pärast kella 2-3, võib-olla 4-5 mõnel, me läheme ikkagi koju, teeme oma õppetükid ära ja siis on selline vaba aja veetmise hetk, eks ju. Kui palju täna linn väärtustab noori selles mõttes, et mõtleb linna planeerides sellele, et noortel oleks siin mõnus kihvt olla? Dmitri? No ma arvan, et Tallinna linn pakub noortele palju võimalusi, sest paari aasta jooksul, et oleme väga palju teinud noorte kohta, näiteks spordiväljakult, pargid lihtsalt, skatepargid, samuti kui me räägime üldse mingi noorte loomelinnak näiteks, et see on siis jah. Kirke, spordiväljakud, pargid on see, mis noored ootavad? Ma just mõtlen siin enda kogemuse peale, et olles Pääskülas elanud, siis minu jaoks neid võimalusi on üsna nullilähedane, et kas siis lähed Telliskivisse, sõidad sinna 3/4 tundi ja siis pärast mõtled, kuidas tagasi saab. Ja skatepargis pole mina ausalt öeldes mitte kunagi elus käinud, et meil on, see on nagu väga niši asi, et me ei saa öelda, et me oleme nüüd noortega tegelenud, me tegime teie skatepargi. Ma pole kunagi sinna jõudnud, et see on väga sihuke konkreetne nišš noortest. Mis see probleem siis on, et linna ääres ei ole nagu piisavalt tegevusi? Jah, meil tegelikult võiks olla igas linnaosas oma loomelinnak. Et iga linnaosa, meil on Tallinn piisavalt suur, et iga linnaosas võiks olla rohkem otsustusvõimet ja sinna siis rajada igasse linnaosasse oma Telliskivi, mis on siis noorte, kuhu noor saab minna 10-15 minutit jalutada, tal on need võimalused ja seal reaalselt tutvuda teiste inimestega, oma aega veeta, et mul jah, tõesti äärelinnast, ma olin, ma isegi mäleta, mis ma tegin. Emily, sina läheksid pigem Dmitriga skateparki või Kirkega sinna linnakusse? Ma arvan, et Kirkega sinna linnakusse. Aga mis seal olema siis peaks? Et kujutame ette, Haaberstis, Mustamäel on siis oma Telliskivi linnak. Mis seal olema peaks, et noored sinna tahaks minna? No ma ütleks, et mingisugune vaba aja keskus või selline hängimisplace, et hetkel me näeme ju seda, et tegelikult sul peab raha olema, et kuskile nii-öelda hängima või välja minna, et noorel ongi vaja mingi seda söögiraha või 7 eurot, mis need päevapakkumised, igasugused lõunad on, et kuhugi minna siis nagu istuma sõpradega, et ma ütleks, et kindlasti mingisugune tasuta vaba aja veetmiskoht oleks noortele ideaalne, ja ma mainiks seal seda, et kuhu saab siis ligi pääseda, sest et hetkel on see, et kui sa tahadki minna välja, siis esiteks sa võtad selle 40-minutilise tee ette, kui sa elad kesklinnas, siis okei, võib-olla vähem. Ja et sa võtad selle tee ette ja siis ütleme, et viimane buss on juba ära sõitnud ja siis kuidas tagasi saad, et need Bolti hinnad ka ju nüüd tõusevad, et kuidas me teeme noortele ligipääsetavamaks need hängimiskohad siis. Linda, noortelinnak kuskil äärelinna osas, mis seal olema peaks, et sina sinna läheksid? Noortelinnak muidu kõlab ise väga hästi ja ma olen täiesti nõus ka sellega, et teha rohkem tasuta. Aga pargid on tasuta, õhk on tasuta, eks ju, sealt seal tõuksiga ringi sõita üles-alla. Miks see ei sobi? Pargid on väga ilusad, puid on palju, rohelust on palju, aga kui vihma kallab nagu maavarrest, siis sisekond siuke kuskile sisse võiks ka minna. Laura, mis te teha tahaksite? On see, ma ei tea, mingisugused turud, kus ise oma mingit isevalmistatud tooteid müüa või mingisugused hängimiskohad, nagu siin mainiti, et mõnusad taskukohased söögikohad. Mis see on, mis noori kutsuks? Et mis see on, mis kutsuks? Ma arvan üldse, et see on hästi, mulle väga meeldis, et Emily tõi välja selle Bolti probleemi nagu tõesti, et meil on see Telliskivi loomelinnak,
Ja kui sa eladki kuskil äärel, ma ei tea, Nõmmed, Laagrid, Viimsi, siis täpselt nagu selle probleemi on ja et siis õhtuti saaks on ju koju ööliiniga, aga see on teine teema. Aga ma lihtsalt mõtlengi nagu, et tõesti, et et see on ülihuvitav on ju, et jah, meil on need pargid on ju, aga kus siis nagu tegelikult noor hängida tahaks. Ma arvan, et hästi äge nagu õue mõttes ongi täpselt Telliski loomine Rotermann. Aga nagu kui nüüd mõelda on ju, et mis siis see lahendus on, et nagu kus rohkem hängida ongi täpselt, sest et ma mõtlen ka, kuidas Telliskivi loomelinnaks sündis. See ei sündinud, et Tallinna linn mõtles, et meil on vaja uut sükest linnakut on ja see sündis inimeste nagu nende inimeste pärast, kes viisid sinna oma mingi esimese firma. Seal oli üks ma ei mäleta see täpselt nime on ja viis ja siis nad otsustasid, et hakkame infrastruktuuri ümber ehitama. Niimoodi sündis see tegelikult. Ja ma mõtlengi nüüd, et nagu, et kui me tahame veel midagi sellist on ja, et siis kuidas linn saaks seda nagu suunata, et see ongi põhimõtteliselt tegelikult väga kodanikuaktivismi küsimus, kui me vaatame nagu, et kuidas Telliskivi sündis. Kas see peaks olema on teine asi? Ma nagu tegelikult, ma ise mõtlen praegu, kus ma tahaksin hängida. No ütleme, et Telliski loomulik on tõesti üliägedalt tehtud, seal on need söögikohad, seal on see ööelu. Et ma arvan, et see ööelu on see, mis tegelikult nagu on hästi oluline integreerida sellise asja. Aga et ma arvan, et ma ei oska täpselt vastust anda natuke ümarjut. Gemma, mis ühes noortepärases linnas veel olema peaks? No jätame selle vaba aja veetmise Telliskivi nagu sinnapaika praegu. Mis see veel olema peaks? Roheline linn, Tallinn, jalgrattateed on olemas. On see nii-öelda samm õiges suunas? Teate, ma ütlen, et roheline linn ei tähenda lihtsalt paari puud mingi maantee ääres, vaid roheline linn tähendab seda, et reaalselt näiteks on Pääsküla juures, Harkumets, ma elasin seal, see oli imekaunis koht, kus käia. See võtta täielikult kaitse alla. Ja sellised nagu rohealad, pargid, need on ülimalt väärtuslikud paigad selle jaoks, et ka lapsed saaksid kasvada üles puhtas ja nagu ilusas keskkonnas. Aga lisaks ma ütleks lisaks ka, et ööliinid on väga hea mõte, sest Tartus need on ja Tallinnas oleks ka hädasti vaja. Aga jah, et need punased jalgrattateed, ma arvan, et me kõik nõustume siin põhiliselt, et need ei tööta. Ja selle jaoks oleks üks huvitav lahendus, pikaajaline lahendus, kuidas tekitada näiteks kesklinnas rohkem ruumi on autotunnerid. Autotunnelid? Jah. Maa alla? Jah. Kas sa tead, palju see maksab? Ma tean, kui palju see maksab, aga 30 aasta pärast me võime küsida endalt sama küsimust, et miks me seda ei teinud. Ja see tekitaks väga palju ruumi. Rohelised, kuidas te suhtute praegu sellesse, et Tallinna linn on roheline pealinn Euroopa Liidus 2023 aastal? Näete te seda ümberringi? Ausalt öeldes nii palju ei näe, kui võiks näha. Mis võiks olla Tallinnas rohelist veel? Praegu on liigne probleem autostumine ja Tallinnas rohelist, kas või see, et võtta ka rohealad kaitse alla kindlasti, et neid taeva pärast keegi ära ei hävitaks. Mis siis tähendab, et kui võtta see Tartu näide, et Tartu kesklinnas viimane park tehakse ka keskuseks, et Tallinnas sükst asja teha ei tohiks? Tallinnas ei, ma isegi, kui ma mõtlen Tallinna kesklinna peale, siis ma üldsegi mõtlen selle peale, kus sihukest asja üldse ei saaks teha. No Tammsaare park, teeme sinna põhimõtteliselt Telliskivi, sobiks see? Ei, mitte Tammsaare park, kuskile mujale võib teha. Kui tähtis see üldse on noorte jaoks, et linn oleks jätkusuutlik, roheline, kõik need ilusad sõnad? Ma tahtsin lihtsalt vastata korraks kolleegile, väga hea. Et tegelikult milleks ehitada autotunnelit, kui saaks tegelikult lihtsalt vähendada autostumist ja ehitada juurde ühistransport, arendada ühistransport. Ma vastan. See on väga hea mõte, sellepärast, et ma ise ka mulle ausalt öeldes autostamine üldse ei meeldi ja sellepärast, kui see jätkub, siis selle lahendus ongi autotunnelid, aga ma lisaks, et hea lahendus oleks kiirtrabid. Näiteks Laagnatee ja Pirita, kui sa oled Piritale ja Lasnamäel sõidad ringi selle Laagnateel, seal on alati tipptundidel väga suured ummikud ja eks Laagnatee oli ehitatud kiirtrammi jaoks, mida seal 30 aastat ei ole olnud, ei ole tulnud. Ja see lahendaks väga paljude inimeste ummikute probleemid, selle, et peab kogu aeg autoga minemas, muidu bussiga ei jõua või ma ei tea, igatahes kiirtrammid, mida reaalselt oleks vaja ja ühistransport ja trollid Õismäele. No
rääkimata ka muidugi korralikest jalgrattateedest. Dmitri? no vabandust, aga vot kui näiteks me räägime bussist, siis neil on praegu, nad on gaasiga. See on ka roheline teema ja ma mõtlen praegu, kui me paneme seda autot tunneli, siis autot peab olema rohkem siis. Sest kõik hakkavad kasutama seda. Ja sama ajal, kui me räägime rohelisest teemast, siis põhiline eesmärk, et inimene kasutaks rohkem oma energiat ja lihtsalt rohkem liikus. Mitte nii lihtsalt autoga või kuskil niimoodi. Ja sellepärast need jalgrattateed on tehtud. Ja sama ajal need jalgrattateed on tehtud, et jalgrattajuht saaks selles mõttes rohkem turvaliselt liikuda. Kirke, kas noorte jaoks on see roheline mõtteviis mingi selline moeasi, mis mingil hetkel möödub või on ikkagi näha, et see uus põlvkond päriselt tahabki rohelisi lahendusi ja see on asi, mille peale linnajuhid peavad järjest rohkem mõtlema? Kindlasti see ei ole lihtsalt trend. Fakt on see, et meie oleme enda tuleviku pärast mures. Nii lihtne see ongi. Aga sellest transpordi teemast ma ütleks, et tegelikult see juurprobleem on tõesti selles, et Tallinn on meil suure linnana tsentraalne. Sellepärast toimub seda, ma ei tea, Lasnamäelt Nõmmele liikumist igapäevaselt. Et kui me tõesti arendaks seda linna ka, mis on tegelikult jätkusuutlik põhimõte, rohkem siis kohalikul tasandil, et meil tõesti need vajalikud käimised ei ole rohkem kui 15 minutit, et meil on kõik vajalik enda siis kodu lähedal, et see on tegelikult see juurprobleem. Me võime neid tunnelid ehitada kui palju, aga kui meil on kõik nii-öelda põhitegevused nendel, kes elavad Maardus, nad peavad ka tulema kesklinna, et siis meil on ikkagi seesama autovoog. Et see probleemi algus on natuke teises kohas. Laura? Ja ma tahtsin lisada tegelikult seda, et jah, mingil määral on ja praegu eks need punased jalgrattateed on ja need nagu panid ka mõistma seda tegelikult, kui raske on nagu teha neid, et kindlasti ei saa öelda, et me saame nagu süüdistada kedagi, et need tehti, nagu seda päriselt lahendusi on väga raske nagu niimoodi sisse viia, et see on täiesti arusaadav. Lihtsalt praegu nagu põhiprobleem ongi, et tiitleid võime alati jagada, aga nagu see linn ei saa niikuinii nagu veel niipea roheliseks. Et nagu me tahame rohelisemaks minna, siis nagu meil on alati nagu muutust vaja. Et jah, mingil määral on ja noored on nagu seisnud, kui olid need kliimaprotestid aastal 2019. Mäletan, ma ise osalesin ka, aga nagu see oli pigem võib-olla lihtsalt sellepärast, et nagu tegelikult see on päris tõsi, võiks midagi teha. Aga nagu ma arvan, nagu, et praegu, kui ma vaatan, ma toon lihtsalt maailma näiteid, et näiteks, ma ei tea, BlackRock omab mingi ExxonMobilist mingid hästi nagu omab suurt protsenti on ja, et siis kuidas seal on hakatud nagu rohkem, et davai võiks midagi teha, ongi see, et on juhatusse võetud selliseid kliimaaktiviste, kes nagu suruvadki nagu kindlat asja, et eks ütleme, et raha on üks viis, kuidas saab nagu midagi muuta. Nii et ma arvan, see ongi see siseinvesteeringute küsimus ka, et kui me tahame seda teha, nagu, siis meil on vaja koheselt pakkuda autokasutajatele paremat alternatiivi, siis inimesed lähevad päriselt kaasa. Me ei saa nagu lihtsalt olla, et nüüd kasutage vähem autosid, et nagu see lihtsalt nagu inimesed ei tule koheselt niimoodi kaasa sellega. Kema? Ma olen täiesti nõus sellega, et igal linnaosal peaksid olema kõik asjad, kõik tähtsad teenused saadaval. Ja näiteks, kui ma elasin kunagi Nõmmel, mulle absoluutselt ei meeldinud pidevalt kesklinnas käia, et ma ei tea, mingi X asja peaks ära tegema. Ja nüüd ma kahjuks elan veel natuke kaugemal Viimsi kandis ja nüüd mul on jälle see, et ma pean ikkagi minema, ma ei tea, mis asju tegema sealt nagu kesklinnas, et ma saaks mingi hambaarsti juures käia või. Aga ma lisaksin sinna, et veel üks probleem selle autostumise juurde on ka linnastumine. Et linnastumine on üks, Tallinn paratamatult mingi hetk võib täis saada ja selle jaoks ongi väga tähtis, et see ei linnastuks. Ja ka roheline Tallinn peab olema see, et hoitakse metsi ja eks ka noored tunnevad tõsiselt huvi ja muret meie Eesti metsade pärast. Linda rohelistest noogutab niimoodi, et kael jääb kangeks. Ei, ma olen kõigega siin väga nõus, siis on väga head ideed ja me saame jagada ka koostööd rohkem omavahel tegema. Ma arvan, et kõik siin on rohelisuse poolt ikkagi ja me tahame. Või on keegi, kes ütleb, et jama jutt? Ei ole, ma lihtsalt nagu, mul tekib lihtsalt küsimus, nagu ma olen ülinõus, nagu see kõik on üli nagu tore jutt, nagu et linnastumine halb ja nii, aga kuidas sa nagu muudad seda? Et nagu minul tekibki lihtsalt nagu see, et ma olen hästi nagu praktiline inimene, et nagu me ütleme, et linnastumine on halb, siis ma mõtlengi okei, on ja,
aga mis see alternatiiv nagu on siis, et Linda. nagu, et kas vähem inimesi? Saad kohe vastata? Noh, vasta. Mis me teeme? Kuidas me muudame neid suuri probleeme? Ja kas Tallinn üksi saab sellega hakkama? no Tallinn kindlasti ei saa üksi sellega hakkama, et see ongi suurem küsimus ja see on juba riiklikul tasandil tehtav asi, aga kindlasti on ka sisendit koguda, näiteks kas või juba alustame sellest, et inimestelt küsida, et mis on suuremad probleemid ja kuidas üldse noored näeksid rohelisust rohkem ja kuidas nad saaksid näha rohelisust rohkem, et sisendit koguda näiteks kas või juba. Aga see lahendus võiks olla ka näiteks see, et Tallinn, roheline pealinn 2023 kasutadagi seda platvormi nii maksimaalselt ära kui võimalik, olla igal moel nagu eeskujuks ja läbi selle siis nii-öelda mõjutada. No ja mina ütlen praegu, et see, et seda tiitlit päriselt ka väärt olla, et siin tuleb rohkem tööd teha natukene. Kirke? Mina nüüd vastaks oma küsimusele ka lõpuks ja võndaks selle teema kokku, kui tohib. Et siinkohal tõesti on teadlikkus oluline. See, et meil peaks olema õppeprogrammis jätkusuutliku arengu temaatika jällegi kohustuslik, just kas või sellepärast, et me teaks nendest teemadest arutada, et me teaks, et tõesti see tihtipeale see juurprobleem on kuskil mujal. Teaks seda, et on tõesti lokaliseerumine on selle ÜRO jätkusuutliku arengu nende eesmärkides siis autori põhimõte, et see tegelikult on nii lai probleem, et meil ei piisa ainult sellest, et me teame, et kilekott on palju halvem kui on riidest kott. Et meil on vaja seda põhjalikult teada, me oleme nii siiski nagu uued selles teemas, meil ei ole neid spetsialiste, et me peame selle koolikavva sisse tooma, seda rohkem uurima ja ise nagu aru saama, et kui lai see tegelikult on, see läheb väga laiaks. Emily, tahtsid öelda? Ma tahtsin tegelikult vastata jällegi, et tegelikult me tõime ju välja need praktilised lahendused, et arendame ühistransporti, arendame jalgrattateid, eriti siin näiteks Hollandi või siis läänenaabrite näidetel, et piisavalt kiiresti saaks jalgrattateede või siis ühistranspordi läbi ühest linna otsast teise, et kiiremini kui autoga. Ja juba see näiteks inimestele, et aga ma võidan ju aega, kui ma lähen näiteks ühistranspordi või jalgrattaga. Et ei istuta seal ummikutes pool tundi, et ma usun, et see näitaks inimestele ära. See on ülihea, aga nagu see ei pidurda otseselt nagu linnastumist kui kontseptsiooni. Mul oli pigem see probleem, nagu, et Gemma tõi välja, et pidurdada linnastumist, aga ma lihtsalt arvan, et kui inimesi tuleb juurde ja me rohkem nagu koondume linnast, et siin on nagu rohkem seda tööd ja niimoodi, et siis nagu ma arvan, et me mitte isegi küsimus ei ole, kas pidurdada linnastumist, aga kuidas pehmendada neid efekte, mis tulevad linnastumisest. Ma ütleks linnastumise kohta veel, et eks paljud arvavadki, et linnastumine on paratamatu, aga see minu meelest üldse ei tohiks olla nii, sellepärast et Tallinn ongi nagu hetkel jõudnud sellisesse olukorda, kus seal ongi kõige paremad tööd, kõik on kõige parem, aga peakski tekitama nendesse teistesse asulatesse ka võimalusi. Ei saa lihtsalt jääda küsima, et kuidas me seda teeme, kas seda saab teha, vaid seda on vaja. Väga hea. Sõbrad, lähme rohelise pealinna teemadest natukene edasi. Teie olete siin kohe rõõm kuulata väga sellised oma arvamuse välja kujundanud noored, kellel on hobid, tegevused, kuulute kõik erakondade noortekogusse. Siin Laura tegeleb välispoliitika podcasti juhtimisega, Kirkel on oma ettevõtte, Emily luuletab ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Aga kui palju te näete tänavatel või ka oma koolis, et noored ei leia rakendust ja ei ole asju, mida teha ja minnaksegi, koondutakse mingitesse parkidesse ja tegeletakse, kes teab millega, On näha seda, et võib-olla osa noorte puhul peaks kuidagi linn ise juhtima neid õigetesse kohtadesse, trennidesse, huviringidesse? Ma võin alustada sellega tõesti, et eks kindlasti, vaata, nüüd ongi see küsimus, et me loome neid võimalusi, on ju. Ja kas inimesed neid päriselt ära kasutavad, et nagu kuidas mina sattusin kõigest sellesse keerisesse, et et lõime selle enda siis podcast nimega Infoselm ja kõik asjad on ja algas sellega, et ma olin 9. klassis ja ma läksin esimest korda Mudel Euroopa Parlamendile ja ma ei saanud sellest teada läbi kooli.
kuigi nüüd pärast seda, kui ma ütlesin kõigile, et võiks seda koolis lobida, nüüd nad teevad seda, onju. Aga see on selle programmi puhul, et nagu ma leidsin lihtsalt mingisuguse reklaami internetist ja siis lihtsalt läksin, siis ma tundsin, et ma tahan midagi teha. Et nagu see on kahjuks on praegu selline nagu hästi vaba valiku piirides, et ma tunnen tõesti, et võib-olla noortel ongi lihtsalt see, et neil on raske nagu selles osas, et kuna on tegelikult palju võimalusi, siis tekib nagu see, et aga nagu, et kas ma tegelikult viitsin või et kas ma peaksin minema. Ja ma arvan, et see on täiesti seepoolne töö, et rohkem seda mentaliteeti suurendada ühiskonnas, kuidas seda saab teha. Näiteks läbi hariduse koolid lobivad, et minge mingitele üritustele. Näiteks praegu Reaalkoolis toimub 6.–7. november, mida korraldab siis ka tegelikult Reformi siis noorte juhatuse. No nii, nüüd läks valimisreklaamiks. Nagu see ei ole poliitiline, vabandust, nagu ta lihtsalt hea sõbranna mul, ta lihtsalt korraldab seda. Ma just ütlen nagu, et tegelikult kui sa tahad ja sul on idee, siis lihtsalt tee asi ära ja tegelikult nagu praegu tegelikult tahetakse väga toetada projekte. Gemma, kas sellest piisab, kui koolis õpetaja näiteks ütleb, et näete, siin on äge huviring või kes peaks suunama neid noori? Noh, see tegelikult ka mingil määral aitab, kui õpetaja ütleb seda, aga eks tihti ei pruugi ka õpilased nagu alati õpetaja nõu vastu võtta, aga kuna noortel on tohutult palju kirge ja teotahet ja kõike seda nagu see ei piisa lihtsalt, kui rääkida mingeid bürokraatlikke sõnu ja mingeid lampe nagu poliitilisi väljendeid, siis peab leidma noortele, igale lapsele ja noorele mingisugune tegevus. Näiteks toome välja mingid kunstiringid, mõned käivad kusagil skautimas ja vibu laskmas ja et nagu kõik see, seda on nagu vaja rahastada, seda on vaja arendada ja igasugused huviringid ja et huviringides oleksid päriselt inimesed, kes nagu oskavad noortega suhelda ja sellel tasemel, et nad oskavad noori ka niimoodi julgustada. Kirke, väga head ideed siin Laural ja Gemmal ju. Miks meil on tänavatel ikkagi noored, kes kogunevad ja siis mõni aeg hiljem tuleb sinna politsei, paar tükki viiakse ära, eks ju, ja siis vaikselt pudenevad kõik laiali. Miks sellised kambad kogunevad? Ma siin istun ja natuke imestan, et rääkida on tore, et toetame huvitegevust, aga kuidas see võimalik on, kui noortele suunatud rahastust pidevalt vähendatakse teie erakondade poolt. Et see nii on, huvitegevuse rahastust on praegune valitsus meil vähendanud 2 korda. Et rääkida on tore, aga tegelikult fakt on see, et noortele suunatud raha meil väheneb ja see läheb mujale. Et ma ütleks, et noortele nagu ei panda nii palju tähelepanu. Laura, see oli nüüd nii julm hoop, et selle peab vastama. Et kuidas te vastu võtsite, kui teie erakond, ma saan aru, see läbi surus või? Selles mõttes, et ei... Ütlesite neile, et halloo? Selles mõttes ma ütleksin lihtsalt seda, et ei, ma arvan lihtsalt, mina ei ole nagu isiklikult... Kuna ma ei ole nagu valitsuse töös osalev inimene, siis ma ei ole nagu veel otseselt, ma olen nii vähe aeg olnud, et ma ei ole jõudnud nagu sükest asjadega tegeleda. Aga ma lihtsalt ütleksin nii palju seda, et okei, üks asi on rahastus on ja me mingil määral arvame, et siis see probleem kaob, et nagu see, mul on natuke probleem teie eeldusega, nagu, et meil on pargis inimesed, kes nagu istuvad ja joovad. Ei ole tegelikult nagu selles mõttes, ei, ma lihtsalt ütlen, nagu, et jah, seda võib juhtuda, aga ma lihtsalt ütleks seda, et jah, need nagu isegi kui sul on seda rahastus, siis nagu näiteks on täiesti kohalikud omavalitsused on ka nagu pannud, et raha nendesse, et seda toimiks, aga ma lihtsalt ütleks, et selleks, et seda huvitegevust ja asju teha ka, tegelikult ei ole alati vaja raha, vaid lihtsalt natukene initsiatiivi ja sellist nagu mõttekoondamist, et ma lihtsalt ütlen, et jaa, okei, see on hästi halb, kui nagu võetakse raha ära, aga see tehniliselt nagu see ei tähenda, et noored tahaksid nendes kohtades nii palju nagu käia. Ma arvan, et nagu projekte rahastatakse, toetatakse ikka sama võimsalt edasi nii Euroopa Liidu poolt kui Eesti poolt. Ma lihtsalt tunnengi, et võib-olla küsimus ei olegi nii palju seda, et meil on mingi bürokraatlik süsteem, kus lihtsalt öeldakse, et tulge üritustele, vaid versus see, et nagu noored peaksid ise korraldama ja neid tegema. Et seni ma olen nagu aru saanud nagu seda, et tegelikult kui sa küsid ja läheb plaaniga, siis väga tihti lihtsalt öeldakse jaa, kui see on nagu hea plaan. Et ma tunnen, et siin lasub ka kohustus noortel endal nagu natukene tõusta üles ja nagu teha midagi. Mitte lihtsalt, et valitsus surub midagi peale, sest et siis tekib võib-olla see, et nad ei lähe kohale ja ma leian lihtsalt seda, et meil on loodud need võimalused rääkida välja enda eest.
raske vastu vaielda. Ja siit jõuamegi tegelikult viimase teemaplokini, mille võiks välja hääldada selliselt, et kas noorte hääl kõlab Tallinnas? Kas noorte arvamusega arvestatakse linna juhtimisel, linna planeerimisel või võiks ta teha rohkem, Gemma? Ausalt öeldes mul ei ole seni noortevolikogudest väga hea mulje jäänud, sest põhiliselt tundub, et sinna läheb nagu teatud sorti inimesi ja nagu päris tavanoored nii-öelda. Mis sorti inimesed need siis on, kes seal noortevolikogus käivad? Pigem tundub, et see on nagu koht, kus saab valla või linnavanemaga lihtsalt kenasti kätt raputada ja tunda ennast tähtsana. Dmitri, on nii? Ei, ma sind ei süüdista. No selles mõttes praegu selle süsteem on muutunud, et kui me räägime endisest Tallinna linna noortevolikogu, siis põhimõtteliselt oli selline eesmärk, et lihtsalt noored võivad rääkida poliitikuga ja lihtsalt rääkida nendega. Praegu on muutunud, praegu tuli täitsa uus süsteem, kus noored võivad oma avaldust avaldada ja otse rääkida poliitikuga, et äkki teha nii on vaja. Ehk et tegelikult see noortevolikogu siin vähemalt Tallinnas on läbi tegemas sellist taassündi, et teha siis asju selliselt, sellel oleks päriselt ka mõju, et noori kuulatakse. Et kui me vaatame praegu seda valimissüsteemi ka, kuidas need noori üldse valivad, siis see on tavaliselt oli niimoodi, et lihtsalt keegi koolist panevad ja siis kõik. Praegu tulevad päris valimised ja siis iga noor saab kandideerida. Põhimõtteliselt on võimalik panna täiesti oma kampaania püsti, käia kas või teha tänaval koolis kampaaniat ja põhimõtteliselt mida rohkem hääli, seda suurem tõenäoliselt sisse saad. Ja, no põhimõtteliselt, kui ma mäletan õigesti, siis igas linnaosas 3 kohta. Mitte kõigis, aga jah, näiteks Haaberstis on 3 kohta, Kesklinnas 4, eks ju, Lasnamäel suuremates on isegi 5. No see on tehtud professionaalsest nagu linnaosades. Ja kokku 26 liiget. Mandaat kestab 2 aastat. No oletame, et teid valitaks sinna volikogusse. Mis te esimesest päevast peale tegema hakkaksite? Kuidas seda linna siis noortele meelepärasemaks muuta? Kõige esmalt peaks paika panema kontseptsiooni ja plaani omavahel, et kuulda kõik hääled, kuulda eri arvamused ja siis sealt mingi analüüs teha. Et minna siis kooli, rääkida õpilastega või? Jah, ka seda. Kõigepealt volikogu omavahel paneks plaani paika ja mis meie põhisuunad on või et mis on nagu vähem tähtsam, mis on rohkem tähtsam, mis noortele rohkem peale läheks ja mis eriti niivõrd ei kõneta, et analüüsida seda, et kas riik tajub piisavalt hästi noorte vajadusi või mitte. Emili, kuidas sulle tundub, et teistpidi, kui palju noored on üldse huvitatud arutlema nendel teemadel, et kas noori huvitab, et milline see linn on ja kuidas seda noorte sõbralikumaks teha? On need teemad, mis noori üldse paeluvad? Ma usun, et mingil määral kindlasti huvitab, aga et ma kindlasti ütleks seda, et küsitleda rohkem tavakooli noori, et lihtsalt minnagi küsitleda tavaküsimusi ala, et mida sina tahaks meie linnas näha või mis on sinu elust meie linnas puudu või sellised lihtsad küsimused ja noored tulevad kohe kaasa tegelikult. Et lihtsus on see nagu põhinäide. Kirke, mida sina teeksid? Mina julgustaksin noori sellepärast, et tegelikult siin tõesti noortel on initsiatiivi endal vaja siis julgustada ja mida mina olen näinud ongi see, et noortel tihtipeale selline julgus ja isegi tahe, et seda ei ole nii palju, sellepärast, et nad on, see poliitika juba tundub nagu nii hull, et ma pigem olen eemal. Et tegelikult julgustaks noori mõtlema, et olge julged ja tulge muutke seda status quo'd, et teie oletegi need, kes seda saavad teha, et see nagu praegu on asjad nii-öelda olnud ja nagu tundub see, et see on nii kaugel, see poliitika tegelikult see ei pea niimoodi olema, et see on meie enda teha. Ja siin ongi tõesti käia noorte hulgas, rääkida, kutsuda koos, teeme koos, et lihtsalt kas või suunata seda juba, et me mõtleme nende peale, mida me ise noortena teha saaksime. Et sisuliselt on võimalik teha asju, mis
sinu ümber on võimalik asju muuta paremaks, see võiks olla see mõtteviis, mitte et sa lähed sinna mingit poliitikat tegema. Üldiselt nagu ma tegelikult võtaksin nagu ka selle kokku, et miks me oleme nagu mingites noorte siis kogudes ja niimoodi, nagu ma arvan, et me oleme noored ja meil on veel väga palju, mis kujuneb elu jooksul välja, et see ei ole see, et ma lähen nüüd sinna, nüüd on kõik, ma olengi sellel nagu elu lõpuni, ma mõtlen samamoodi, ma lihtsalt arvan nagu üldiselt, et sa lihtsalt pead mingi otsuse tegema selle jaoks lihtsalt, et kuidagi nagu hakata kaasa rääkima, et mina nagu isiklikult arvan, et nagu see ongi demokraatia tunnus, et meil on nii palju erinevaid erakondi ja erinevaid mõtteviise ja nagu minu arvates isiklikult see ei ole üldse, see ei tohiks olla tabuu, mõni mõtleb, et kui sa oled mingis erakonnas, issand jumal, miks sa seal või nagu see nagu mentaliteet algabki sellest, ma tahtsin öelda julgustamise teemal, see algabki sellest, kui sa näed, et sinu enda vanune noor näiteks nagu läbi sotsiaalmeedia ütleb, joo, ma käisin seal, tule ka. Nagu ma lihtsalt ütlen, see tegelikult toimib niimoodi nagu praktikas lihtsalt ja lihtsad asjad. Ja rääkides siis veel sellest nagu Tartu või sellest, vabandust, Tallinna siis linnavolikogust, et mina isiklikult ei saaks kandideerida, ma olen Viimsis sisse kirjutatud, aga kui nagu vaadata, kuidas Viimsi noortevolikogu toiminud on, siis nagu tegelikult ma peaks ütlema, et neil oli, nemad on vist nagu hea näide ka üldiselt, neid on vist nagu tunnustatud ka hea töö eest, et nende puhul mul olid seal ka mitu nagu sõbrannad ja nad ütlesidki, et nad tegidki niimoodi, et nad käisid kohal, neil oligi üks eesmärk ja nad nagu kogu aeg pidevalt pommitasid neid siis volikogu liikmeid, et nagu, et see, ma ütlen väga nagu noorte enda initsiatiiv, et see tegelikult nüüd Tallinna linnavolikogu huvitav näha, sest et ma olen nagu eelnevalt kuulnud, et pigem väga midagi ei tehta, tulemust ei ole nagu näinud, et nagu kui see eelnevad 3 aastat oligi nagu, et küsimus ongi, et kas see siis nagu tegelikult seisab millegi eest ja nüüd, kui ta nüüd uuesti tagasi tuleb, et see ongi küsimus, et nagu, kas see nagu tegelikult teeb midagi ära, kas me peaksime seda jälgima? Seal Viimsis, tead sa, mis see eesmärk oli, mida siis nii-öelda järjepidevalt tehti? Issand jumal, kuna ma ei ole nagu ei olnud ise seotud, siis nagu niimoodi ma otsustasin, et ma tean, et nad korraldasid teeviitesid nagu ja samuti vist mingit koolisüsteemi seal, kuna Viimsi gümnaasium tehti ja nad rääkisid lihtsalt koolisüsteemis väga palju kaasa. Ma arvan üldiselt sellised küsimused, mida nagu Viimsi noorte elus, et ma arvan, et selle samaga nagu. Tallinna noortevolikogu liikmed siis, kes siin novembri keskpaigas valitakse, saavad olla otsesuhtluses Tallinna linnavolikogu esimehega, osaleda teatud komisjonides, osades on lausa hääleõigus, on ka oma eelarve, millega siis oma parema äranägemise järgi talitada. Kemma, kui niimoodi natukene mõelda, mida võiks teha Tallinnas noorte algatuse võtmes? Tegelikult on natukene raske niimoodi kohe öelda, sest nii palju on asju, mida võiks teha. Nii palju on neid asju, aga eks ma ei tea. No üldiselt jah, ma midagi sellist väga konkreetset hetkel ei oska välja öelda, aga see... Ööliinid, reaalselt. Ööliin, teeme ära. Ma olen 100% nõus, ööliinid ja ma arvan, et see pommitamine ikka korralikult töötab ka, et ikka pommitamine ja siis ütleks, et pommitada tasuks ka äkki kiirtrammide juurest. Ja tunnelid. Tunnel on selline teema, et nagu võiks siis, kui autosid juba nii palju hakkab olema. Aga mõtlen selles, et kui see volikogu... Kui see volikogu kokku tuleb, siis tegelikult teie ettepanek oleks, et tuleme kokku ja kõige hullumeelsemad ideed ka välja käia ja siis vaadata, mis sõelal jääb ja mida on reaalselt võimalik ära teha. Niimoodi need ideed sünnivad. Ma arvan, et üldse lihtsalt peakski rääkima, sest et nagu tegelikult see väga nagu see kogu see süsteem ju põhinebki usaldusel. Need inimesed, kes valitakse, me ju jäämegi lootma, et nad nagu teevad midagi. Ja eks ma arvan, et need, kes kandideerivad, ongi, ma arvan see, et kui sa juba lähed sinna, see maine, kogu selle linnavolikogu maine sõltubki sellest, nagu kui palju need noored hakkavad päriselt pingutama. Et eks siis vaatame, mis sellest saab, aga ma lihtsalt ütleks nagu seda ka, et nagu ööliinid tõesti on, ma arvan, midagi, mis on nagu olnud juba nagu arutelus hästi pikalt ja nagu vaadates ka veel, et nagu kuna meil on need inimesed eri nagu piirkondadest ja kui me tahame seda ööelu nagu hoida, siis ma tegelikult arvan, et ööelu on oluline. Noored niikuinii lähevad, nagu me võime panna kinni baarid kell 3, inimesed ikka linnas läljavad edasi. Ma arvan, et kõige lihtsam viis on toetada seda, sellepärast, et noored, see on viis, kui inimesed sotsialiseeruvad, näiteks nagu ülikooli inimesed omavahel on ja et nagu ööliinid on väga hea viis, kuidas nagu teha turvalisemaks seda asja, sest et kui sa oled linna, siis võib-olla mõni
ei saa maksta selle taksoraha eest. Ma ei tea, kuhu ta võib jääda, nagu on külm ka veel. Ma lihtsalt ütlen üldiselt, et me peame igatepidi nagu toetama, sest et me võime öelda, et okei, nagu meile ei meeldi see, aga nagu tegelikult asi toimub edasi, see ei ole meeldimise küsimus. See elu toimub, me kas aitame, kas me toetame seda või mitte, nagu, et see ongi see küsimus. Kirke, sinna noortevolikogusse valitakse 26 liiget, et kõik paratamatult ei mahu ruumi, et kui ikkagi on noortel mingi mõte, mingi soov, mingi kriitikameel, et viidata asjadele linnas, mis pole hästi, kas seda on võimalik teha kuidagi teisiti ka? Et ei pea alati kuulama mingisse kogusse, et ma ei tea, kas või sotsiaalmeedia pakub mingeid võimalusi kaasa rääkida? Tegelikult see mitte Tallinna näide on väga hea, et Mis see mitte Tallinn on? Seal on siis taga inimene, kes konkreetselt näitab Tallinna siis linnaplaneeringu probleeme ja annab siis erinevaid võimalusi, kuidas seda lahendada. Sotsiaalmeedias siis on see platvorm. Et tegelikult saavad noored täpselt samamoodi kambakesi teha mingisuguse, ma ei tea, ägeda TikToki, eks ole, on ju võib-olla jõudagi meediasse sellega, et siin variante on kindlasti ei tasu olla vaiki. Aga tegelikult ma tahtsin enne selle teema kohta öelda, esiteks ma sinna küll ei saa, aga kui ma kuidagi saaksin, siis ma muudaksin selle kõrgema vanusepiiri. Emily. Aga tegelikult, mis on oluline, kõik need teemad, mida me siin arutasime, need on vaja siis teil seal, kes sinna volikogusse saavad uuesti lauale võtta, et need on tegelikult, kuna need siin juba esile tulid, need on need noorte põhilised probleemid, kindlasti on neid veel ja neid tuleb üles leida, kuidas me omasid saame siis aidata. Ma tahtsin lisada lihtsalt Twitteri kogukonna, et mul on tihti nii, et kui ma tahan millestki teada, mis on toimunud vahepeal, siis ma lähengi Twitterisse, ma tean, et seal on see noorte kogukond, kes kohe on nii-öelda siis valitsuse otsuseid kommenteerinud või mis iganes on toimunud vahepeal maailma asju ja ma näen kohe sealt ära, et nii ongi, et see juhtus, et ma kindlasti soovitan liituda Twitteriga ja et sealt kohe, ma arvan, see ise filtreerib sulle mingit kindlat informatsiooni, et jah. Tahaks lisada ühe pakilistemast probleemidest noorte seas on see kodu. Kodu saamine, kui sa plaanid välja kolida ja see on kohutav, kui sa tahad endale, eriti kui sa tahad endale osta kodu, see on täiesti kohutav kodulaen. Nagu sul ei ole muud varianti, et osta kodu kui kodulaen põhimõtteliselt. Ja ma ütleks ka, et näiteks noortel peredel on sama probleem, et noored on ka noored pered. Neil on sama probleem, et jumal küll, nad tahavad omale kodu, aga nad ei saa. Ja nagu see kodu saamine võiks neile nagu teha kergemaks, sest see on nii kohutavalt keeruliseks tehtud. Ühesõnaga ka noorte sotsiaalprobleemid, küsimused vajaksid võib-olla toetust. Ja. Ma tahan lisada ka see, et kuidas see kinnisvaraturg praegu, need hinnad tõusevad nagu, ma ei tea, kuidas ükski noor saaks kodust välja kolida ja kuhugi linna elama minna. Okei, jaa, ühikat tore, aga kõik ei saa sinna ja kõik noored, kes tahavad ülikooli minna, lõpuks ei saa sinna ühiselamusse. Ütleks lihtsalt niimoodi selle asja kohta, et pangad saavad sellest kõigest tõhutult kasumist, et see on üks riukalikematest asjadest tänapäeval üldse. Ma pean mainima, et selleks, et minna üldse nagu välismaale õppima, on toetusvõimalusi pisku. Ja tõmbame siinkohal kahjuks tõmbame otsad kokku, aeg hakkab läbi saama, et aitäh teile kõigile, rõõm näha, et sõltumata teie taustast, kogemustest, erakondlikust kuuluvusest, kõik saavad mõnusalt koos rääkida, ei ole sellist klassikalist valimisdebati meeleolu. Et aitäh teile, oli väga meeldiv teiega koos rääkida. Kõigile teile, kes te meie arutelu vaatasite, ma tuletan meelde, et sellesse samasse noortevolikogusse on võimalik kandideerida juba praegu. Minge koduleheküljele tallinn.ee/noortevolikogu. Seal on kõik informatsioon olemas, kuidas kandideerida, kuidas valida, kus kohas saab valida. Ühel hetkel tulevad hääletamispunktid üle linna ka kaubanduskeskustes, Ülemistes, Kristiines ja Solarise keskuses, nii et minge valima.
aitäh kõigile noortele veel kord ja aitäh teile, kes te meid vaatasite. Hoiame kõik silmad lahti, linnaruum ja kogu see keskkond on meie enda teha. Ilusat õhtut!